Nii, oleme siin Palmade Mallorca külje all ja tulime saarele, et küsida meie Eesti maasikasarjas osaleva Anti Oodi käest, et mis te siin teete? No mis siin teha, soojad ilmad, sõidame ratast natuke, 100 kilomeetrit päevast ja nii edasi. Täna on puhkepäev, läks nagu vihmaseks päevaks täna, nagu iga reede on siin vihmane enam-vähem. Seni on trehvanud nii, aga muidu on siin väga tore. Muul ajal on hea ilmunud kogu aeg. Muul ajal on kuskil jah, 20-26 kraadi selle vahemikus seal. Kas 100 kilti päevast palju ei ole? Ei, normaalne, nendel teedel ja siin on väga, isegi kui võtad mingi mäe siin, serpentiini teed ära 6 kilomeetrit, siis see 100 kilomeetrit ei mängi mingit, no sama nagu Eestis 60, ütleme nii. Ehk siis uueks hooajaks hakkab varsti valmis saama? No valmistume jah, kuna sellel ajal see MTB-st ja kõik läksid nagu pikemaks need sõidud, muidu ma siin vana mees juba kurat sõidan neid lühemaid otsa kogu aeg, aga nüüd läksid pikemaks ja nüüd on ka trenni rohkem vaja teha ja no sellepärast see 100 kilti ongi nagu piiriks säätud ja üle selle natuke. Alla juba siis isegi sõbrad õlut ei anna. Kuna Eestisse tagasi? Mul on veel siin, jah, järgmine laupäev, nädalapäevad veel. Ja siis kohe rattas joonele, nagu ma aru sain. No järgmine päev ongi, jah, ei tea, kuidas kohe ei saa nagu puhastagi, tuleb järgmine päev see Orase kapp ja siis on kohe MTB-st. 24, Eesti maasikasari, Elva etapp. Elvasse. Elvas on 50 kilti ootamas. Kaspar on raja teinud, Kaspar ise kusagil Hispaanias, aga ilmselt mitte saare peal, vaid mandri peal, mina kuulsin vähemalt. No pidid seal ka head rajad nüüd jälle. No, aga loodame, et läheb see ilm ka homme paremaks, lubati vähemalt ja homme jälle 100, jah. Nüüd nagu enam ei näita seda vihma ka see nädal ja siis on homme jälle. Ei, homme on tegelikult vähem. Homme on nagu puhkepäeva ja siis sõidame siin Palmas ringi niimoodi, et kuskil 40 kilomeetrast tuleb. Nii, tasast käiku. Okei, aga saadame selle video Eestisse ja vaatame, mis saab. Okei, tänud! Kõige head!